täna on see päev, kui me hakkame niitma seda põldu siin või maltsa või kuidas seda öelda. Et ma olen siin teinud juba testiringid. Siit on näha ka, et ma üritan selle poolitada selle põllu ära siit. Niimoodi, et siit ma vaatan siit kõrvalt. Niidab siis, kui saab ja siis selle osa siit maja tagant niidab kõik nagu täiesti maha, isegi mingid noored puud ja asjad, sest et meil on plaan siin teha kunagi maskas istutada siia igast õunapuud ja asjad ja siis et nad ei oleks hoovi peal. Ja siis kui on õunte aeg, siis lihtsalt ei niida sealt alt nii kaua. Kui nad valmis on ja siis pärast seda niidab uuesti. Aga jah, mul on siin täna testisin ühte niidukit ja teist. Kohe näitan, mis meil see on. Et see on siis laenatud tuttava käest Est-Agri või Transkapital või mis ta nimi on. See hooldusniiduk. See on selliste nende haamritega. Ja siis see on mul see enda tehtud siuke kartulipealsete niiduk põhimõtteliselt. Et mis on selle põka põhiprobleem siin tundub, et see, et selle niidukiga muidu on okei, aga ta ei jõua seda kaleegat läbi võtta. Et siin nüüd vaatame mida siis see kaleega on mulle rinnust saati või näiteks rohkem isegi, et ta lihtsalt ei jõua seda läbi hakkida ja see traktor ei jõua seda vedada või see põka, et ta mätsib sinna nii kinni selle, et peab nii aegselt liikuma. Siis mu plaan ongi, et lasta sellega veits kõrgemalt selle kettidega esimese hooga, umbes nii nagu siin on. Et ta on veits on pealt maha võetud ja kus on kaleega kohad ja nii edasi, seal ta peksab selle suurema sodiks. Ja siis peale seda teen selle hooldusniidukiga üle. Et parem see visuaal oleks. Üritan näidata siit. See on meie see söötispõld. Selle osa siit kättame kõik nii nagu on. Ma üritan suurema ära niita, aga ma pean uuesti käima sealt kuuskede ümbert läbi, sellepärast et see on juba nii rohtu kasvanud, et neid ei näe täpselt. Ja siis selle osa tahaks kõik ära niita täiesti puhtaks. Ja siis siit kuni ütleme aiast siia maani, siis tulevad õunapuud ja mingid asjad, kui me kunagi istutame nad. Aga siis ja seda aiamegi puhtalt ja seda sealt nagu aia tagant ka päris. Et sinna võib-olla tuleb mingi lõkkeplats või mingi asi ja siis jääb sealt suure toa aknast ühesti vaade sinna põllu peale ka, et jätame ta hetkel niimoodi.
möödas on paar päeva ja lasin seal kuivada. Ja siis võtsin selle hooldusniiduki, mis on selle siukeste vasaratega siis siin. See on näha, kui palju siin näha on. Ja igal juhul sellega on üks probleem, et kui on siuksed kohad, kus on see kaleega mul, mis on ju nii pikk, siis ta tahab seda teha, et ta keerab ümber selle võlli. Keerab ümber võlli selle ja siis mätsib kinni niimoodi, et nende haamrid enam ei liigu. Nii et peab minema hästi aegselt ja põhjagaasiga. Aga noh, selles mõttes ongi, et siin on näha ka, et jääb siuke korralik pudru jääb maha siin alla, muidugi veel mingeid muid asju ka, aga see on korralikult kinni tambitud ja siit on veel natuke niita, et aga jah, see osa on nüüd tehtud ja näeb täitsa viisakas välja, et pigem ongi see, et varem peab niitma. Et selle kaleega puhul on see, et see vars on juba ära puitunud siuke hästi tummine, et ta siin võivad jaanipäeva paiku on kõvasti pehmem ja lihtsam niita. Aga jah, ma jätkan seda ja loodetavasti saab täna ühele poole. Ja selles korraks ta niidetud saigi. Et veits, kuidas öelda, lõpptulemus on hea. Et siin seda kraami on kõvasti. Eks see jääb sinna väetiseks. Ma arvan, et tal läheb küll juba aastak aega, et see ära mädaneda, aga ma arvan, et seda ma pean tegema nüüd paar korda aastas ja arvatavasti varem, et siis enne jaanipäeva paiku. Ainuke puukene, mis siia jäi on siuke üksik mänd. Ma panin siia võrgu ümber, sest et meil on siin korralikult jäneseid, kes tahavad teha seda, et nad söövad selle männi koore alt ära. Selle, tähendab, väikeste mändijal koorivad alt ära. Ma üritan minna sinna vaadata, näidata ka. Ja siis panin siukse võrgu ümber, ma loodan, et äkki nad ei saa sealt sisse. Et siin traktoriga niites ka, et nad ehmutavad ära jänesed, siis nad paavad jooksu selle ääre peale, aga kui keegi kunagi siukest niidukit osmus on, siis sellisele põkale ma soovitaks seda väga, et ta on siukse põka jaoks on ta natukene liiga suur või põka jääb lahjaks. Et kui on siuke madal rohi, siis on okei, ta jõuab purustada kõik ilus kena. Kui on aga paksem, siis tekib see, et ta ei jõua neid vasaraid nii kiiresti seal ringi ajada ja siis võib tekkida siis see, kus ta ajab selle ümber selle võlli. Aga jah, et meie siuke see põhiprobleem on siin jänestega on, et siin on näha, kus on ilusasti see puu väike mänd ära kooritud. Ja sellisega ei ole midagi teha, et see läheb välja, aga jah, et tahtsin küll siin, kus need puud on ka niita, aga jääb nii nagu ta jääb, et see oleks liiga suur keerutamine ja siin on liiga palju puid. Et siin on järgmine, millele ma tegin siukse võrgust tuutu ümber ja loodetavasti see kaitseb neid, et siin selle peal saab niita, kui need puud veits suuremad on, et näed neid paremini. Aga ma hetkel ei hakka sellega pärast muretsema, et need on nüüd need kasvanud, mis ma kevadel lasin maha. Et nii palju tuleb see paju tagasi. Et siin ma lasen need mingi aeg need pajud jälle maha
ja selle kaleega mõndades kohtades ka, kus ma saan ja järgmine aasta jälle, eks siis mingite aastate pärast on ta piisavalt suureks kasvanud, et see muu kraam, et saab sealt alt põhimõtteliselt ära niita. Siin on need suuremad mingid osad on kased ja asjad on ka. Aga sellest korraks kõik ja järgmiste tööde juurde.